Jätkame tervise teemal. Külm ilm ja jäised tuuled ei meeldi mitte kellelegi, aga ometi ravitakse inimesi külmaraviga. Doktor Päi, millega on tegemist? Siin on -110, -120, -130 kraadi külma. Nahaärrituse saamiseks peamiselt. Ja selline lühikest aega viibitakse selles külmas haigus, mõned minutid. Ja selle tulemus on siis see, et hakkab vähendama põletikku ja valu. Kuur on üsna pikk, oma 20 käiku oleks õige. Ta on võetud empiiriliselt kasutusele esmalt raskete liigeshaiguste jaoks. Idee on ilmselt tulnud sellest, et jääkotiga saab maha võtta turset ja valu tihti peale. Ja on siis tulnud see mõte proovida nii-öelda võimalikku kättesaadavat kõige madalamat temperatuuri ja osutus väga edukaks ja niimoodi ta on läinud. Missugune inimene või missuguse murega ta võiks pöörduda ülikülmaravi poole? Selgeid vastunäidustusi ei ole. Vastunäidustused on sellised suhtelised, pool aastat peale ajurabandust, pool aastat peale südamerabandust ei tee, rasedatel ka mitte. Vaevad liigeshaigused praktiliselt kõik, ükskõik kui raske see haigus on, seljareuma samuti. Ka ütleme, selja need lülivahelised kettavigastused, need lähevad ka ilusti siin. Depressioon teine, päris palju praegu on meid selle depressiooni koha pealt tugeva toimega. Kuidas ta mõjub depressioonile? Ma seda mehhanismi täpselt ei oska öelda. Ega seda vist keegi päriselt ei oska. Aga tähendab kõik uuringud, mis on tehtud, ütleme, need depressiooni ja külma kohta on väga positiivsed. Siis on niisugune haigus nagu atoopiline dermatiit, ehk siis selline ekseem vist nagu eesti keeles. See tihtipeale reageerib väga hästi. Astma reageerib hästi. Traumajärgsed valud, loomulikult kõik sellised valud, liigese või lihasvalud. Sportlastel tehakse ka lihase taastamiseks. Kas külmaravisse saab tulla ainult perearsti saatekirjaga või saab ka niisama? Kui on meditsiinilised näidustused, haiguse pärast, siis on muidugi see saatekirjaga tulek õige. Võid tulla ka tänavalt muidugi, teist tuleb lihtsalt siinsamas see protseduur kinni maksta, ongi kõik. Käed hakkasid natuke kipitama, aga muidu mina tunnen ennast väga hästi. Kuidas see külmaravi käib, et mida on selleks vaja kaasa võtta, kaua see tuleb külmetada? Nagu ma ütlesin, mõned minutid on see seesoleku aeg. See on individuaalne. Meil niisugust kõigile inimestele ühtset aega ei ole, sellepärast, et on neid, kes kannatavad 2 minutit ja hakkab nahk külmama. Ja on neid, kes on 7-8 minutit ja siis alles tunnevad, et peab välja tulema. Ja kaasa. Tähendab, sõrmed, labajalad, nina ja kõrvad ei kannata. Nii et nina, üks asi, nina saab hoida kindlas käega kaitsta, kindlad peavad olema. Kõrvade peale peapael piisab, võib panna mütsi ka, aga pea ausalt eriti külma ei karda. Muidugi see, et nahk võimalikult lahti, et võimalikult suur nahapind oleks külmale avatud, nii et ujumisrõivas.